riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee. Tere head kuulajad, tere head vaatajad, riskid või kindlustad saatesari läheb hooga edasi ja mul on hea meel täna tervitada oma tänaseid saatekülalisi, kes on siia tulnud. On Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Maria Lootsmaa, tervist. Tere. Ja Salva kindlustusest on tulnud kohale varakindlustuse tootejuht Hannes Olbrei. Tere. Väga tore teid siin näha, head sõbrad, ja hakkame rääkima muidugi tõsistel teemadel, mis seal salata. Aga nagu meie saatesarjas kombeks, siis me elu liiga mustades värvides ei pea ju tingimata nägema, siis ma loodan, et tänase saate selline üldine tonaalsus on pigem positiivne ja me tõesti tänase saate jooksul võtame siis teemaks sellise positiivse suunaga asja, et taas tutvustada inimestele ja meie kuulajatele ja vaatajatele erinevaid võimalusi oma siis turvalisuse tunnet tõsta, ütleks siis niimoodi. Et see on ju kogu selle asja mõte ja ma olen täiesti kindel, et kindlasti ei tea kõiki neid võimalusi, mis maailmas olemas on ja kuidas siis oma seda mõnusat turvatunnet tõsta, kas või veidikesegi. Ja kui me oleme rääkinud erinevatest kindlustustoodetest siin juba päris mitu aastat tegelikult, et ega neid nüüd lõpmatuseni ju ka ei ole ja paratamatult on tulnud ka mõnest asjast rääkida mitu korda, kordamine on tarkus ema, siis täna, head vaatajad ja kuulajad, ma võin teile kinnitada, et selles saatesarjas sellest kindlustusliigist tõesti juttu ei ole olnud ja mulle ka saatejuhina on olnud täitsa põnev seda saadet ette valmistada, et olen jälle saanud pisut targemaks. Aga et seda mitte liiga müstiliseks ja salapäraseks seda asja nüüd ajada, siis ütleme, et me räägime siis sellisest asjast nagu korteriühistu kindlustus. Kas see on täitsa eraldi tootena siis olemaski? Ja, täiesti eraldi tootena juba aastaid kindlasti üle 10-15. Eesti turul iga korteriühistu saab seda osta ja kindlasti kindlustused soovitavad seda osta, sest sellega sa kaitsed tegelikult oma enda vara. Et üldiselt inimesed on harjunud kindlustama oma sõidukit, oma kodu, aga siis kas me selle peale ka mõtleme, et kui me elame korteris, siis see, mis jääb välja poole meie 4 seina, et kas see osa on ka kuidagi kaetud, kas seda on võimalik kindlustada, mis see üldse endast kujutab? No kui ma püüan ennast panna ka, ütleme sellise korteri elaniku saabastesse, siis mitte siis korteriühistu esimehe saabastesse. Et ega ma võin ju mõelda, minul on ju tehtud korteril ometi ju see kindlustus peale, kõik on ju justkui hästi. Et mis te tahate nüüd, et need topelt kindlustatakse siis või mis see teie plaan on? No 2 eraldi kindlustust ja täiesti erinevad osad varast kindlustatud, et kui me oma korterit kindlustame, siis me kindlustame seda ongi siseviimistlust ehk siis siseviimistlus või remont või kuidas me ta kutsume, et see, mis on meie seinas ja see, mis on meie mööbel kodus, meie vara, et seda kõike me saame kodukindlustusega kindlustada. Aga siis sealt edasi juba väljapoole kogu hoonekarp, siis kõik kommunikatsioonivõrgud, kaasa arvatud see, mis jääb ka hoonest väljapoole, paikneb küll samal kinnistul, aga on hoonest väljapoole, et täpselt samamoodi me peaksime mõtlema, et ka see on meie omand, kaasomand. Kui palju selle peale mõeldakse, kuidas teie panga selline statistika või see kõhutunne ütleb, et kas inimesed piisavalt saavad aru täna, et kui kortermajas elad, siis ei ole see 4 seina ainult see sinu kodu, vaid tegelikult peaks ikkagi kogu maja tervikuna vaatama? Ma arvan, et siin viimastel aastatel on see teadlikkus kindlasti tõusnud, et ka korterelamu või siis selle maja karbi kindlustamine on oluline, sest võib-olla täiendaks natuke, et tihti võib-olla ei pruugita mõelda, et kas näiteks korterelamu katus on kindlustatud või seinad või trepikoda, et kui seal midagi juhtub, siis
kes üldse siis kahju korda teeb või mis raha eest, et kas me teame, et korterelamutes kogutakse raha remondifondi või hooldusfondi, et tegelikult kui midagi juhtub, sellist ootamatut ja ettenägematut korterelamus, et siis jah, mitte et seda remondifondis olevat raha kasutada, et siis tegelikult aitab kindlustus need kahjud korda teha. Et siis ma arvan, et see teadlikkus on viimasel ajal ikkagi rohkem kasvanud. Meil need numbrid on ju ka iseenesest ju olemas, et kui palju meil on kortermaju Eestis üldse, peaks vist olema ikkagi teada. Ja kui palju siis kindlustusega kaetud on, et kas seal ka mingid sellist statistikat võib välja tuua? Eestis on kuskil 50 000 kortermaja ja muidugi kortermajad on kõik väga erinevad, et Lasnamägi on võib-olla üks selline tüüprajoon, aga tegelikult on meil siin Tartu väikesed väikesed puumajad kuskil äärelinnades ja selles mõttes on elamud on väga erinevad, aga kuskil 50 000 korterelamut kokku alates väikestest majadest, kus võib-olla on ainult 2 korterit kuni siis 100 korteritega majadeni. Ja seadus on ka kohustanud looma korteriühistuid, et siis tegelikult vähemalt pooled nendest tänaseks peaksid olema kõik korteriühistutega kaetud, et ütleme kuskil seal kindlustusseltside liit paar aastat tagasi luges kokku, et vähemalt paarkümmend tuhat maja on korteriühistutega kaetud ja nendest siis kuskil 10 000 11 000 tänaseks 12 on siis kindlustusega kaetud. Nii et ütleme kuskil selline 12 000 maja, millel on täna kindlustus olemas ja kindlasti veel mõnikümmend tuhat, millel võiks olla kindlustus. No siis on ikka veel natukese maad minna, päris palju on minna. Nii pehmelt öeldes. Päris palju on minna ja mis näitab siis seda, et ju siis on olnud piisavalt rahulik, et ei ole olnud nii suuri sündmusi, nii suurt paanikat. Aga ma arvan, et iga aastaga rahasummad, mis lähevad elamutesse, et need rahasummad suurenevad ja sealt peaks suurenema tegelikult see vajadus katta võimalikke ohte ja võimalikke riske, mis tekivad. No selles mõttes on muidugi minu jaoks natuke see küsimärk, et siiski meediast on ju ka päris palju läbi käinud selliseid markantsemaid juhtumeid, eks ole, et see teadlikkus võiks või see tunne, et minuga ikka ei juhtu, võiks olla ju kuidagi nagu selge, et ikka võib juhtuda küll ju. Et kas see ei ole pannud ka natukese siis nagu rohkem liigutama või kas ainus lahendus on siis taas see, et kuidagi sunniga, et mingisugune seadus võetakse vastu ja sa pead midagi tegema. Muideks sellest ka seoses on huvitav küsimus, et kui ma olen laenuga ostnud korteri ja siis ma pean ta ju kindlustama, eks ole, et siis ei olegi nagu väga muud varianti. Kas ühistutele kuidagi seda kaudu ei ole mingit kohustust? Võib-olla ongi siin see, et see kortermajade renoveerimine on hoogustunud nüüd just viimastel aastatel, eks, et varasematel aastatel ei ole olnud nii palju renoveerimist, mis tähendab, et ei ole ka võetud pangast selleks renoveerimiseks laenu ja ei ole olnud kindlustuskohustust, et kui pangast on võetud juba laen, siis pank soovib, et oleks ka kindlustus olemas, ja siis on hakatud seda kindlustust rohkem tegema ja nagu näitab statistika, siis tegelikult õnnetusi juhtub iga päev, et kindlustused maksavad hüvitisi iga päev. Hea, et see korteriühistu kindlustus on selline ilmselt võib-olla üks natukene lihtsam kindlustusliik ka, et ta ei ole nii keeruline, et see toimib kõik väga, väga automaatselt, et tegelikult igapäevaselt need hüvitised makstakse välja, et võib-olla siis nii palju suuremaid probleeme ja suuremaid markantsemaid lugusid ongi ainult mõned, mis on avalikkuse ette jõudnud. Tegelikult on neid juhtumeid ikkagi päris tihedalt.
igapäevaselt on juhtumeid ikka, jah. No selge see, et elu teeb oma korrektuure, nagu armastatakse öelda ja igasuguseid vingerpussi armastab meile siin mängida, nii et seda suhtumist, et minuga ikka ei juhtu, võib-olla võiks natuke ümber mõelda. Aga räägiks siis natuke see lähemalt erinevatest võimalikest olukordadest, et inimestel ikkagi see pilt selgem silme ette tuleks, et mis siis need kõige levinumad probleemid on, kui me just räägime korteriühistu kindlustusest. No ma ei tea, kas üldse saab väga palju ka nüüd lahutada, sest ma kujutan ette, et kui ma ei tea, mul toas lõhkeb toru või ma ei tea, pesumasina ühenduskoht, nagu siin tihtipeale ongi olnud, lendab õhku, mind kodus ei ole, alumised korterid, kõik on ära uputatud, kui mul kindlustust ei ole ja seal juures ka vastutuskindlustust, siis on ikka väga hull olukord. Et kas see sama vee teema või torustike teema võiks olla ka teie, ütleme selle toote puhul selline, üks suurematest teemadest? Jah, ja korterelamu kindlustuse puhul, mida ma saan Swedbanki eelmise aasta statistikast välja tuua, siis ligi pooled kahjujuhtumid korterelamu kindlustuse puhul olid seotud torustike leketega ehk pool juhtumitest ja kusjuures keskmine kahjusumma jäi ligi 4000 euro kanti, et need juhtumid on ka päris suured. Ja kui see on nüüd keskmine kahjusumma, siis tegelikult suuremad kahjud võivad ka mitmetesse tuhandetesse eurodesse ulatuda, kus siis korterelamust või sellisest kaasomandist on ju saab alguse torustikuleke. Aga siin on ka oluline täpselt see, et kus jookseb piir, et kus korteriühistu siis vastutab selle kahju eest ja kus korteri omanik. Väga hea, et selleni kohe juba jõudsin, ma tahtsin natuke hiljem seda küsida, aga kus see piir siis on, kui me juba sellest korra räägime, et millal ma saan aru, et on tegemist, mõnikord on olnud nii, et mul mõned tuttavad on olnud, et ei ole hullu midagi, et meil on ikkagi see, kuidas nemad ütlevad, karp ka kindlustatud, et see tähendab siis just seda sama korteriühistu kindlustust, mulle tundub vist, et kust maalt ma pean nüüd aru saama, et millise kindlustuse poole nüüd siis ma pean pöörduma üldse, kas enda või see, mis on see korteriühistu kindlustus? See oleneb sellest, kust kahju alguse saab, et selline kortermajad on erinevad muidugi, aga üldine reegel on võib-olla see, et kui kahju saab alguse korterist, et kui korteri omanik saab näiteks ise toru lahti ühendada, vee kinni keerata, võib-olla kraanist tulenev kahju, et sellised on üldjuhul siis korteri omaniku vastutusalas. Ja kui siis toru kuulub kaasomandisse, et siis seal on juba korteriühistu vastutus. Huvitav, kas võib siis kuidagi illustreerivalt öelda, et kui ma suudan selle kraani toas kinni keerata, siis on see minu oma? Jaa, ega teinekord käsitluses see piir ongi päris hägune, et sellepärast peabki olema kindlustatud mõlemad, et inimesed, kes siis korterelanikud ise kindlustavad ära oma enda korteri ja lisaks siis korteriühistu, kelle tavaliselt on volitatud siis korteriühistu juhatus selleks, et nemad siis valivad välja selle kindlustuse, et kindlustada ära hoonekarp ja kõik need kommunikatsioonid, mis on seinte taga. Et korteri sees on näiteks radikad iseenesest on küll selles mõttes elanike kontrolli all ja on ka hoolsuskohustus, et me peame jälgima, et meie radikad ei tilguks, aga tegelikult radikad on kaasomandi osa ja kuuluvad näiteks hoopis korteriühistule. Ahaa, no see on minu meelest huvitav, paljud inimesed seda üldse teavad. Seega võib see kahju alguse saada küll sinu korterist, aga tegelikult selleks vastutajaks või nii-öelda selleks, kes lõpuks peab need kahjud hüvitama, on hoopis see korteriühistu ja siis lähtuvalt siis sellest korteriühistu kindlustus. Et selles mõttes teinekord saab ka kahju alguse kuskilt seina tagant ja see tähendab üldse, et me ei tea, kes lõpuks selle kahju hüvitab, et kas siis korteriühistu või korteri omanik, et kumb kindlustus siis seda hüvitama peab. Tihtipeale need kindlustused on erinevates seltsides ja päris palju on kirjavahetust, päris palju on kahjukäsitlusel ka tegemist, et välja selgitada, et kuidas see kahju üldse on alguse saanud.
seinte lahti puurimist, on igasuguseid värvikaid juhuseid olnud. Oskad sa kohe mõne näite tuua äkki? No, mulle värvikad näited ja juhused väga meeldivad. Meil näiteks on täiesti tavapärane see, et ongi koostööpartnerist toruabifirma, kes käib ja käib teinekord kaameraga. Et algselt ei ole teada, et kust kohast see veelekke on alguse saanud, et milline toru, millises püstakus lekib ja siis hakatakse seda otsima konkreetselt nii-öelda tuvastusmeetodil, et puuritakse kuskil auk sisse, kust on tõenäosus, et näeb torustikku ja viiakse kaamera sisse ja vaadatakse järgi, et kus siis seina tagant see toru võib tilkuda ja niimoodi võib pool majahauke täis puurida ennem kui... Selle vastu kuidagi kindlustada ei saa ennast. Tuleb mees puurib augud. Ja just nimelt, et sellepärast ongi hea, kui kõik kindlustused on olemas, et siis lõpuks saab siis tuvastada, et kelle kindlustus ja no jah, me võime siin ju nalja teha, aga selle vea detekteerimine või tuvastamine võibki selles mõttes on see piisavalt tõsine, et need summad, et see puurimine on palju odavam, nende väikeste aukude puurimine, see seina ja kaamera läbiviimine kui see, et võetakse lihtsalt kõik seinad lahti. Ja kui me võtame juba kellegi elaniku korteris seina lahti, siis see kahju ei ole seal mõned 100 eurod, vaid seal juba on mõned 1000 eurod ja hakata ise pärast neid kahjusid korvama, kas siis läbi ühistu, sest me kõik oleme sel juhul ühistu liikmed ja peame need kahjud remondifondi kaudu hüvitama, kui kindlustust ei ole või et kui on see minu korterist alguse saanud kahju, et siis pean ma ise maksma need kahjud kinni. Ja kui see kahju läheb veel alumistele korrustele laieneb, et siis võivad summad küündida vabalt seal 10 000. No ja isegi rohkem veel, ma kujutan ette, see mingi remondifond, sellest pole isegi mingitki abi, kui mingi suurem probleem peaks tekkima, no ma ei tea, majal katus ära lendama tormiga või need summad võivad olla ju ikka päris suured. Ja muidugi me praegu nüüd rääkisime torudest siin põhiliselt ja veekahjud on arvatavasti selline suurem valdkond niikuinii, aga ega see vesi võib tulla ju mujalt ka, et on teil äkki mingeid näiteid tuua siia mitte torust tulnud veekahjust, kui ma nüüd õigesti väljendan ennast. Vesi võib tulla igalt poolt, võib tulla maa alt ja taevast ja võib tulla taevast, et ta võib tulla näiteks tormiga, kui torm lõhub katust, et tegelikult ega siis ühistu, ma arvan, kõige suurem kahju summaliselt saabki olla see, et kui sul tormiga lendab see katus minema või toimub tulekahju, et õnneks neid tulekahjusid ei ole palju ja enamasti ikkagi tuletõrje jõuab kohale ja saab jah, aga lihtsalt et jälle inimesi mõtlema panna, ega kui me räägime tulekahjust, väga loodan, et ei teki neid, eks ole, ja nii edasi, aga kui seda on vaja ju kustutada ja me jõuame jälle veeni tagasi, et lõpuks see kustutusvesi on ju ka potentsiaalselt, ta ongi väga suur teema jälle, mis paneb korteri remontima. Ja päästjate alati esimene prioriteet on inimesed ja seeläbi vara või pärast seda vara? Pärast seda on juba tule kontrollimine ja siis, et see vara on seal juba selline kolmandajärgu teema, et enamasti kõik varad ujutatakse üle. Ja me räägime ju aina rohkem siin kliimamuutustest ja nii edasi, üleujutuste ohud ka ju suurenevad ja kui me mõtleme nüüd tänapäevaste majade peale, kus on garaažid tehtud ju maa alla, samamoodi võib ju juhtuda ikkagi enneolematuid olukordi ka, et see ei jõua sealt see vesi ära minna ja siis on see garaaž uppunud. Ma lihtsalt püüan siin kogu aeg... Ja garaažis olevad autod siis uppuvad. No täpselt. Ja see ühistu kindlustus, siis ma saan aru, ka selliste olukordade vastu kaitset pakub. Ja siin me juba jõuamegi vaikselt selleni, et mis tähendab see vastutus, siis ühistu vastutus.
teiste isikute ja kolmandate jaa, sest et see on ka, see ei ole ju ainult, kui ma oma korteri või eramu, ma saan ka vastutuskindlustuse juurde võtta sinna, eks ole, mõnikord on ta tootes vist sees juba lausa otsapidi, et ei pea, või peab alati eraldi võtma, kas ühistu peab eraldi võtma? Tegelikult pakutakse ikkagi seda koos. Need peaksid olema, need on küll poliisil kindlustuslepingus on nad eraldi välja toodud esemetena, aga tegelikult see mõte peaks olema ikkagi, et need käivad käsikäes, need tooted ja on komplektis. Nii kodukindlustuse puhul, nii korteri, eramaja puhul kui korteriühistu puhul, hoone puhul, et alati varakindlustus ja ehk siis hoonekarbikindlustus ja vastutuskindlustus, et need käivad käsikäes. Aga lihtsalt, et see tuleb eraldi juurde valida üldjuhul, et ta on sellise lisakaitsena ja tuleb siis kindlustussumma läbi mõelda. Jaa, see on ka väga huvitav teema, sest et ma mõtlen ka eraisikuna neid kindlustusi tehes on päris tükk tegemist tegelikult, et nuputada, et mis see summa võiks olla. Ma vastutuskindlustusest üldse ei räägi, et juba see, et oma varagi hinnata, eks ole, et mis need õiglased või õiged summad siis võiksid olla. Kui me nüüd hakkame mõtlema, et meil on korteris, ma ei tea, 10. korrusel või veelgi kõrgemal, alla jääb 9 korterit minust, et mis vastutuskindlustus, see võib ju päris huvitavad summad võivad sealt välja tulla. Et kuidas teil kliendid on nad teadlikud, te muidugi nõustate kindlasti neid, aga jaa, et kindlustussumma valiku puhul tuleb ikkagi mitmete teguritega arvestada, et ja lisaks vastutuskindlustuse alt muidugi, mis selle mõte on, et vastutuskindlustus katab siis need kahjud, kui me räägime korteriühistust, siis kahju on siis tekkinud korteriühistu tegevuse või tegevusetuse tagajärjel, mille eest siis korteriühistu vastutab. Ja kui kahjusummades või vastutuskindlustuse summadest rääkida, siis siin on mitmeid tegureid, mille peale mõelda, et kas või see, kui suur see kortermaja on ja mitu korterit seal on, et mida suurem maja, mida rohkem kortereid, siis tegelikult vastutuskindlustuse summa peab siis selle võrra suurem olema. Aga arvestades, et inimeste vara on erineva väärtusega ja praegu hinnatõus, et kõik kallineb, et siis summa soovituslik on ikkagi võtta suurem summa, sest see tagab ka parema või suurema kaitse. No arusaadav jah, aga ma ei kujuta ette, et kuidas ma seda asja siis ikkagi seal arvutama hakkan, et kui ma mõtlen, et see kortermaja, ma ei tea, kui juhtub mingisugune eriti õudne asi, et täiesti hävib. Võib ju kortermaja ka täitsa ju hävida, eks ole, eriti kui ta juhtub puidust olema. Et siis need summad, et ma saan aru, et sa kindlustad ära, et sa saad ju taastada selle kortermaja. Et see need väga hullud summad olla ju. Jaa, tegelikult tasub alati pidada nõu kindlustusspetsialistiga, et Salval on suur kontorite võrk üle Eesti enamus linnades, et on võimalik alati astuda läbi ja pidada korra nõu kindlustusspetsialistiga, et mis need summad mingi konkreetse maja puhul võiksid olla mõistlikud, et meil, me oleme ise arvutanud välja mingisugused keskmised summad väiksematele, suurematele majadele, et kui palju ikka siin juhatuse liikmed teavad nüüd täpselt, kui palju see maja ehituslik taastamisväärtus tänasel kuupäeval on. Et isegi ehitajal on seda võib-olla niimoodi peast keeruline öelda kohe. Et aga mingisugused sellised keskmised summad on ka kindlustused ise välja arvustanud ja nii siis hoonekarbile kui siis sellele teisele ehk siis vastutuse poolele, et ütleme siin, kuidas siis vastutuse poole pealt näiteks seda summat määrata, et seal, kui me vaatame üldse kindlustuspraktikat, et Salva praktikas on olnud, et kuskil ütleme 50 000 eurost ühe hoone karbi kohta, et seal see vastutuse summa peaks olema enam-vähem optimaalne. Et meil on juhtunud kahjusid, kus on seal 30 000 välja läinud maksmisele, et kui on tõesti nii, et on mitmed korterid vajanud remonti.
kindlasti see oleneb maja suurusest. Kui me võtame tõesti, et on väike seal 6-8 korteriga puitmaja, et siis noh, need summad ei pruugi nii suured olla, et mida suurem on maja, mida keerulisem on see hoone, et kui näiteks hoones on ka äripinnad, et siis äripinnad täna võivad olla väga erineva funktsiooniga, eks, et alates mingisugusest väikesest juuksurisalongist kuni restoranide ja kus on võib-olla väga kallid siseviimistlused. No ja lõppude lõpuks siis välistada mingid kunstigaleriisid ja selliseidki asju, mis ka selliseid kortermaju on tõesti, kus on ka kunstigaleri. Et just need, mida me vastutuse puhul nagu, millest me räägime, on siis just need nõuded. Et vastutuse puhul me räägimegi nõuetest, see tähendab, et keegi esitab nõude sinu vastu. Ehk siis, et kui ma olen korteriühistu, et siis meie kui korteriühistu vastu esitatakse nõue, kas siis kellegi eraisiku poolt, kas siis mingisuguse organisatsiooni või hoopis teise kindlustuse poolt, kes on midagi hüvitanud, eks, et me räägime siin just nimelt et nõuetest, mis. See nõud ja tavaliselt on siis selles samas majas korterit, ma ei tea, omav inimene või ettevõte siis, et. Jaa, aga võib olla täiesti, ja see võib ka täiesti kolmas isik olla, sest et kui me nüüd vaatamegi seda maja natukene laiemalt, et me ei vaata ainult selle maja sees olevaid võimalikke riske, vaid vaatame ka seda, mis on siis hooviala ja tänav, kõnnide, majaesine kõnnide, et siis näiteks talveajal kõik jääpurikad, mis võivad räästast kukkuda või siis see libedusega inimesed, kes võivad sinu maja ees libedusega kukkuda, et need kahjud, mis siis on inimestega siis ravikulud või mis iganes muud kahjud, et need kahjud on sisse nõutavad siis korteriühistult. Nii et siin aitab ka kindlustus. Ja samamoodi tegelikult siin loodusõnnetustest või loodusnähtustest rääkides, et kui siin on meil tugevad tuuled ja tormid, et siis ka langevad puud ja puuoksad, et kui maja läheduses on näiteks parkla ja kukub siis puuoks või puu peale, et selles mõttes, et see on nagu palju laiem täpselt, kui siis ainult see korterelamu sees toimuv. Okei, huvitav, kui mul see tormiga see puu minu territooriumil pooleks läheb ja mõne auto peale seal all kukub, et kas siis ka see korteriühistu kindlustus aitab? Või see läheb juba autokindlustuste ja kuidagi asjadega kokku? Ikka aitab, jah. Et no nagu laiem asi, et ei ole ainult jälle mitte see 4 just seina, just nimelt, et loodusjõud on võimsad ja ikka juhtub, et mõni oks, vanem oks või vanem puu võib murduda ja kuhu poole ta siis kukub, eks, et ta võib kukkuda sinu enda hoovi, aga ta võib kukkuda ka väljaspoole sinu kinnistu piire ja põhjustada kahju just nimelt kolmandale osapoolele, kes on siis näiteks parkinud sinu aiast väljapoole oma sõiduki või on mingi muu maja, mis saab sellest kahjustada või siis sinu enda hoovis olevad varad. Ja no sellepärast ma väga neid näiteid tahangi kogu aeg võimalikult palju tuua, sest tegelikult ei kujuta inimesed üldse ette, mida kõike ilmas juhtuda võib. Et see on ikkagi müstika täiesti ja et ei tekiks seda petlikku turvatunnet, et see on päris tavalised on talvised kahjud, kus lumi kukub räästast auto peale, et mis pargitud maja. Muidugi siinkohal juhiks ka tõesti teie tähelepanu sellele, et kui te olete korteriühistu ka maja või ükskõik mis kortermaja, et kõige targem on ikkagi need katused ja räästa ääred ikkagi puhtad hoida. Sest et okei, me võime need tervisekahjusid pärast seal ju rahalises mõttes saada klaariks, aga inimese tervis ja elu on ju kõige tähtsamad, et see ka ei tekiks inimestel nüüd mulje, et mul on nüüd see korteriühistu kindlustus võetud ja siis ma rohkem ei pea nagu midagi ise tegema, et siis on seda kindlasti jah, kas seal ei ole midagi sellist ka, et kui sa oled ikkagi puhtalt väga oma hooletuse tõttu on see õnnetus juhtunud, et siis kindlustus ei kata, ehk ma tahan nõuda nüüd praegu juba sinna ka vaikselt, et millistel juhtudel ei kata kindlustus siiski neid kahjusid? On mingid välistused? No kindlasti on välistused olemas, aga põhiliselt on see, et korteriühistu hoolsuskohustust ei saa kindlasti asendada kindlustusega, et eks see hoolsuskohustus, et selleks ju remondifondi ka kogutakse.
et kui midagi läheb katki, siis tuleb see parandada ja kui juhtub tõesti õnnetus, siis selliseks puhuks on kindlustus, et kindlustus ei kaitse sind selle vastu, mis on loomulik kulumine ja amortisatsioon, mis on tavapärane, et eks ikka asjad ja seadmed ja vara kulub, et see on tavapärane ja samamoodi tuleb hooldada katuseid, tuleb kutsuda korstnapühkija, kui aeg on käes. Et sellised asjad on loomulikud, et see hea peremehelikkus on ikka vajalik. Kas teil on mingid selles mõttes ka statistikat, et kui palju, ma ei tea, jäetakse välja maksmata mingitele erinevatele põhjustele eraisikutele kahjusid ja kui palju ala sellistel puhkudel, et on seda võimalik üldse võrrelda, et kummad hoolsamad on või? Raske öelda, kas nüüd, et iseenesest siin niimoodi isegi võib-olla võrrelda ei saa, et korteriühistul kindlasti on mingisuguseid, aga ma ütlen, et nagu ma alguses ka ütlesin, et suhteliselt rahulikult kulgeb selle toote käsitlus ka, sest selliseid juhtumeid on, kus kahjusid ei hüvitata mingil konkreetsel põhjusel, aga need on ikkagi kaduv väikesed protsendid sellest üldisest statistikast, et No üldjuhul ühesõnaga saab ikkagi asja klaariks, saab ju tegelikult ka eraisikute puhul üldjuhul on asja, aga lihtsalt, et inimestele jälle tähelepanu juhtida seesama vastutuskindlustuse summa, eks ole, võiks olla ikkagi ju selline, mis siis tõesti pärast ei teki sul väga suurt üllatust, et ohoo, et saandki midagi. Kindlustussummast võib puudu tulla, kui see on tõesti liiga väike. No mis siis juhtub? Siis ongi, et teie hüvitate selle kokkulepitud summa ja kõik ülejäänu on siis jälle selle ühistu kanda, eks ole? Nii on. Kindlustuslepingus on välja toodud kindlustussumma nii hoone karbi puhul kui vastutuse puhul ja see on kindlustuse hüvitise maksimaalne piir. Et nii ta on ja kui hoonekarbi puhul ütleme see maksumus, hoone maksumus vaadatakse spetsialistiga korra võib-olla üle enne seda, et kui kindlustus näeb, et see on väga kas siis liiga allahinnatud või ülehinnatud, siis võib kindlustus sellele tähelepanu juhtida. Aga vastutuse osas tihtipeale, et kui väga selge soov tuleb, et just see on see vastutuse summa või et me ei raatsi näiteks seal maksta kindlustusmakset rohkem mõnikümmend euri, et seda vastutuse limiiti suuremat võtta, et siis on tõesti, et see limiit on see maksimum summa, mida hüvitatakse. Ja kui tõesti, et kui see on võib-olla väiksemal kortermajal 30 000 eurost või 50 000 eurost vastutuse kindlustuse limiidist piisab, siis suurematel hoonetel kindlasti 100 000 täiesti mõistlik võtta. Me korra puudutasime neid ettevõtteid, kes võivad samamoodi ju tegutseda kortermajades, et ei ole ju ainult eraisikud alati seal nii-öelda asukad siis või elanikud. Kas see ka, kui ma ei saa oma äriga jätkata mingi teatud perioodi selle tõttu, et on juhtunud mingisugune õnnetus või ootamatu olukord, kas selle kahju korvamisega ka kindlustus või see ühistu kindlustus tegeleb või see on puhtalt selle ettevõtja oma kinni maksta ja kanda? Tekkis praegu uue toote idee äkki? No vastutuskindlustus hüvitab varalise ja isikukahju ja see võib tingimustest oleneda, et kas sellised kahjud ka kuuluvad hüvitamisele või mitte, et kindlasti tasub siis tingimustega tutvuda. No igal juhul on tark kõik peenes kirjas asjad ka läbi lugeda ja küsida ja veel kord küsida, ma arvan, et see oleks kõige targem, et pärast ei oleks mingeid vaidlusi ja lihtsalt mul tekkis selline huvitav mõte praegu, et see ettevõtjal ei ole ainult varakahju ju, sest et tõesti, kui ta ei saa seal mitu kuud võib-olla tegutseda, siis on ta äriga ka ju suhteliselt narris olukorras, et jah.
ja siin kindlasti tulebki silmas pidada seda, et millised on need vastutuse kindlustuskaitsed võetud ja kui me summadest rääkisime, et siis kindlasti ka nendest riskidest rääkides, et hoonet kindlustades mina kindlustusandjana ja vaadates seda praktikat, et ma soovitan kindlasti valida võimalikult täispakett lahendus, ehk siis, et võtta, et kes mõni kindlustus nimetab seda kogu riski tooteks, mõni laiendatud kaitsetega tooteks, et valida nendele põhiriskidele, et mida võib-olla pank sinult nõuab, et sa kindlustaksid ära oma hoone tule, tormi ja torustiku lekke või siis nii-öelda veekahju ja vandalismi vastu võib-olla ka, et siis lisaks sellele kindlasti küsida endale kogu riskikaitse või laiendatud kaitse juurde. Et nii vastutuses kui hoone kindlustamisel, et siis on see vähemalt sul nii-öelda see maksimum tehtud ja kui me vaatasime, et kui palju läheb ühe sellise korteriühistu kindlustus aastas elanikule maksma. Keskmises kortermajas, et ühes kalendrikuus umbes 1 euro. Et suuremates majades see jaotub rohkemate inimeste peale, võib olla ka alla 1 euro. No igaüks saab oma nii-öelda kommunaalarvelt vaadata, et kui palju see kindlustuskulu, et kui seal on toodud välja, et siis võib huvi pärast vaadata, et kui palju on kindlustuskulu siis talle nagu ühes kuus, et tegelikult see jaotub nagu kenasti elanike peale ära, et see need summad ei ole märkimisväärsed. Ühistu esimees võib ikkagi näost valgeks minna korraks, aga tegelikult jah, kui jagada ära inimeste peale, et see on see ühiselamise jälle positiivne asi, et saab jagada kulusid igas mõttes, aga ma ei tea, kui me võtame mingisuguse Lasnamäe näiteks Tallinnas, eks ole, on sellised pikad vorstid majad, minu teada, ma võin eksida, aga seal on isegi mitu ühistut ühe maja peale tehtud või on sellised olukorda, mis siis saab, kui on üks maja, üks tükk nii-öelda, aga mitu ühistut, et mismoodi siis on, et üks teeb omale korteriühistu kindlustuse, teine ei tee või? See on siis selliselt, et on ühistu, mis haldab mitut hoonet. Ja no siis kindlustab see, ikka on ühistu kohta pigem mitu hoonet, et ühes majas nii ei ole ühes majas mitu ühistut. Ma ei tea, ma need Lasnamäe on nii suured ja pirakad, seal elab mõnes majas ju rohkem inimesi kui ma ei tea Türi linnas, et see on tõesti päris suuri elamuid, et mitme 100 korteriga ja ja seal tekib küll loogiline tunne juba, et seal peaks ikka mitu ühistut ka olema, see üks ei jõua ära hallata seda massi, Türi linna täit inimesi ju. Kindlasti on ühistu juhatusel päris palju tööd ja müts maha kõigi nende inimeste eest, kes ühistu juhatustes seda vastutusekast tööd müts maha juba ka nende eest, kes ühistu koosolekud suudavad läbi viia. Selles mõttes on see ka omaette kunst minu meelest. Aga siia saate lõppu ma ikkagi tahaksin veel natuke teid pinnida ja küsida, et kas on ka mingeid juhtumeid, kus te ei kindlusta. No vaat, on mingid teatud asjad, te näete, et see ei ole teie poolt nagu väga mõistlik käitumine. Et on selliseid juhtumeid ka tulnud ja kas on tulnud ka ette olukordi, kus te olete üldse üles öelnud kindlustuslepingu, et on nagu sõlmitud küll alguses, aga kuskil mingi poole perioodi peal ütlete, et vaat nüüd enam ei mängi me teiega. No kui maja seisukord on juba kindlustamise hetkel või kindlustuspakkumise küsimise hetkel on näha, et hoone ei ole heas korras, et siis tegelikult kindlustusandja võib loobuda sellise korterielamu kindlustamisest. Et see võib täiesti olla ja kui rääkida sellest, et lepingu siis lõpetamisest või siis võib-olla kokkuvõttes, et kui peale selliseid
korduvaid kindlustusjuhtumeid, muutub kindlustusandja jaoks antud hoone kindlustamine lihtsalt väga suureks riskiks. Et siis tegelikult peale kindlustusjuhtumi toimumist võib kindlustusandja lepingu siis lõpetada, aga see võimalus on vastupidi ka kindlustusvõtjal, et peale kindlustusjuhtumi toimumist. Nii et mõlemal poolt on võimalik seda lepingut siis lõpetada. Ega poole perioodi pealt ei saa kindlustuslepingut ühepoolselt päris ilma, jah. Kindlustusvõtja võib ikka lõpetada lepinguga poole perioodi pealt. Ta peab sellest lihtsalt ette teatama ja saab selle lepingu lõpetada, aga kindlustus ei saa poole perioodi pealt kindlustuslepingut lõpetada, saab ainult peale kahjujuhtumit lõpetada. Just, siis, ma pigem seda silmas pidada, et ta ei pruugi pikendada. Ei pruugi pikendada ja siis tuleb ka, kui peale kahjujuhtumit soovitakse nii-öelda enne tähtaegselt lepingut üles öelda, siis tuleb sellest ka 1 kuu ette teatada, et ühe kuu jooksul on rahulikult võimalik siis kindlustusvõtjal leida endale uus lahendus. Ja see on küll mitte tihti esinev praktika, aga siiski seda tuleb ette, et kui selles majas näiteks konkreetselt hooned on väga erinevad, et sa küsisid, et milliseid hooneid me ei kindlusta näiteks, et tõesti, kui see hoone on nii amortiseerunud, et selle väärtust on praktiliselt võimatu määrata, et see taastamise ja olemasoleva väärtuse vahe on nii suur, et siis võib tõesti kindlustus öelda, et ta ei kindlusta. On väike võimalus, et tehakse sel juhul nii-öelda piiratud summaga kindlustus. Et kindlustataksegi väiksema summa peale, et näiteks maja taastamisväärtus on 1 000 000, aga öeldaksegi, et me oleme valmis ainult 300 000 peale seda maja kindlustama. Aga see on ka lahendus sellele majale, sellepärast, et kõik need samad torustikulekked on ikkagi kindlustatud. Et sel juhul ei peaks ka ütlema, et meil ei ole üldse abikindlust, sest et tegelikult kõik väiksemad kahjud siis ikkagi makstakse kinni. Jaa, nii et ka need, kes ei ela viimase, ma ei tea, 2-3 aasta jooksul ehitatud uus elamus, siis ei pea nagu meelt heitma, et kindlustatakse ikkagi vähe vanemaid ka. Aga tõesti, kui eemalt on näha, et see maja võib homme kokku kukkuda, siis on võib-olla ja väga, mitte võib-olla, vaid päris võimatu ongi siis seda hinda tõesti välja mõelda. Taastamisväärtus sellele nii-öelda lobutikule on, kuidas sa ikka seda hindad siis? No täpselt ja kui sa küsid lõpetamise kohta, et tegelikult mis see põhjus on, et lõpetatakse või jah, et see kindlustuslepingu lõpetamine on siis põhjendatud, kui selle maja ei ole üldse näiteks investeeritud ei renoveerimisse ega sellest lihtsalt ei hoolita. Et kahjuks on ka neid ühistuid, kus on seda hoolimist vähem ja ei ole korralikku toimivat ühistut näiteks. Ja sellisel juhul me peame ju arvestama, et ega siis kindlustus, ega see ei ole meie raha, et ega see ei ole kindlustuste raha, et millest kahjusid hüvitatakse, et see on ju kõigi nende klientide raha, et millest kogutakse kindlustusmakseid kokku. Ja aga sellest vist väga palju üldse aru ei saada või ei mõelda selle peale. Jah, et kelle rahast siis neid kahjusid hüvitatakse. Küll kindlustus maksab. Ja sellepärast ongi, et kui nähakse, et liiga suured summad lähevad sellest ühisest potist nii-öelda välja ainult ühe nii-öelda liikme hüvitisteks, et siis ongi mõistlik öelda, et me vaatame, et muidu läheb meie portfell väga uppi ja me lõpetame selle konkreetse riskiga majandamise ära. On neid juhtumeid ka siis olnud, kus te olete mingid teatud, ma ei tea, on see siis püstakus mingisugune torustiku probleem ja te olete tähelepanu ju juhtinud, et kuulge, teil on see kogu see torustik on ju nagu ta on, eks ole, et ja kui seda ei ole ka järgmine kord jälle sama häda ja siis jälle sama häda, et siis võib küll tekkida minulgi küsimus juba, et kuulge, mismoodi me siis nüüd niimoodi, et on neid olukordi ette ka tulnud, et te siis ei pikendagi ja ütlete, et kuulge. Ikka, kahjukäsitlus juhib tähelepanu, kui midagi ei toimu, siis täitsa võimalik, et ei pikendata neid lepinguid.
et aga noh, ma ütlengi, et enamasti asjad kuidagi väga sujuvalt lahenevad ja noh, et torustiku juhtumid on küll palju, aga need on ainult üks osa sellest ja mis kõik võib olla ette tulla, et samamoodi on ju näiteks vandalismi kahjud, et suurtes elamurajoonides tihtipeale lõhutakse seal panolukusüsteem saab kahjustada või siis ukseklaasid, sellised on igapäevased kahjujuhtumid, mis võivad ette tulla, et selles mõttes on see kindlustus hästi praktiline. Ja veel kord tasub natukese niimoodi fantaasiaga lasta lennata, mida kõik võib juhtuda ja mitte ainult fantaasiale, vaid neid juhtumid on ju kajastatud meedias. Ma arvan, et tasub minna võibolla ka naaberühistu juurde küsida, kuulge, mis teie kogemus on. Et selline kogemuste vahetus ei tee paha, sest kõiki asju ei mõtlegi välja. Ma viimase näitena võin siin tuua ühe kõrghoone Tallinnas, kuhu lõi välk sisse, seda isegi keegi suutis telefoniga filmida, sest lõigi kogu aeg välku ja see lõigi sinna majja sisse ja lõi ülemise korruse klaasi puruks. Et tule nagu selle peale, et sa elad seal kõrghoones, eks ole, ja välk lööb sul klaasi puruks üleval seal väga kõrgel, eks ole, et see Äike teeb pahandust elektrisüsteemidele. Ja, täpselt. See ka veel ju, jah. Et eramutes on see päris tavaline, et kui äikesega tekib see ülepinge ja lööb elektriseadmeid välja, et mida uuemad on hooned, mida kindlustatakse, et seda rohkem on seal igasugust tehnikat sees, et nüüd on ju ka paljudel korterelamutel päikesepaneelid katustel. Ventilatsioonisüsteemid, kõik sellised uhked ventilatsioonisüsteemid, liftid, kõik seadmed, mis võivad katki minna, et sellisel juhul tõesti see kindlustuspakett võiks olla, et mida rohkem on seadmeid ja tehnikat, seda täiuslikum võiks see kindlustuspakett valitud olla koos laiendatud kaitsete ja seadmeriketega. Väga tore, ma arvan, et jällegi, nagu me iga saadet peaaegu lõpetame samade soovitustega, et minge ja uurige, tänapäeval on olemas selline tore asi nagu internet, saab minna kodulehtedele, vaatama, uurima, puurima ja loomulikult ma arvan, et veel ei ole teil kõik robotid seal pangas ja kindlustusfirmas, et saab tulla ka näost näkku inimestega kõnelema. Just nimelt, kontoris elavad inimesed saavad teile jagada nõuande. Ja uudis. Et veel on võimalik näost näkku rääkida ja seda tegelikult ka soovitame kõikidele inimestele, sest et me ka tänase saate jooksul ei jõudnud siin kõikidest võimalikest juhtumitest ju rääkida. Mõned markantsemad võib-olla siin ette räägitud said, aga et võib minna ja natukesega nõu pidada ja teil on see kogemus olemas, teil on olemas need näited, et mida kõike võib juhtuda ja millele tasuks võib-olla rohkem. Kindlasti tasub kindlustusspetsialistiga nõu pidada, et hästi, aitäh teile, et te täna saatesse tulite. On teil midagi veel väga hinge peal, mida me mingil imelikul põhjusel veel ei jõudnud täna öelda? Et siis lühidalt saab veel siia saate lõppu inimestele südamele panna. Soovin jõudu ühistuesimestele. Ja ka minul on neist ja soovitan mõelda ikka kindlustuse peale, et olenemata, mis vara kas omada või ega siis see, et sa ei ela selles korteris ja võib-olla on see välja renditud, ei tähenda seda, et ei peaks mõtlema, mis seal majas toimub või maja ümber. Absoluutselt ja see vist, et see 4 seina seal sinu korteris ei ole ainuüksi sinu kodu, vaid ikkagi terve see hoone. Ja kuigi me võib-olla rääkisime rohkem torustiku leketest, et siis rõhutaks veel kord üle, et juhtumeid on eriilmelisi, et väga erinevaid kahjusid juhtub, nagu siin lõpus mainitud ka äikese ja voolu kõikumisi, et siis kindlasti läbi mõelda need riskid ja mis võib juhtuda ja kindlasti kindlustada, et siis on turvatunne. Vot ja seda me oma saatega ka taotleme, et inimeste turvatunne suureneks. Head vaatajad, kuulajad, ma loodan, et teie turvatunne natuke sai kindlust juurde, sellepärast, et erinevaid võimalusi natukese siis rahulikumalt magada ju tegelikult on ja kõige tähtsam, et te ise olete hoolikad. Swedbankast oli riskikindlustuse valdkonnajuht Maria Lootsma täna saates ja Salva kindlustusest varakindlustuse tootejuht Hannes Olbrei. Aitäh teile ja suur tänu ka kõikidele vaatajatele ja kuulajatele.
järgmisel korral järgmised teemad, kõike kaunist. riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee